Tere taas jalgpallisõbrad! Corner TV on jõudnud omadega osani number 6 ning kuupäevaks on 19. mai. Täna jagub põnevat jalgpalli nii meie koduses liigas kui ka suurtes välismaistes liigades. Premium liigas lähevad täna vastamisi Harju JK ning Flora. Kas Harju JK viimase aja hea minek tagab neile ka hea tulemuse Flora vastu? Anna meile kommentaariumis teada. Eile mängiti tippjalgpalli Inglismaal ning Euroopa võistlussarjades. Inglismaa ainukese kohtumise raames läksid vastakuti Newcastle ning Brighton, kellest võidukana lahkus väljakult Newcastle United. 4-1 võiduga säranud Newcastle vajab nüüd meistrite liiga koha kindlustamiseks 2 alles jäänud kohtumisest vaid 1 võitu. Hi guys, thank you again for the support. This was for you. We are so happy. One more step to go. Euroopa liigas tegi Jose Mourinho juhendatav AS Roma võõrsil Leverkuseni Bayeriga 0-0 viigi ja pääses jalgpalli Euroopa liiga finaali, kus kohtutakse Juventuse alistanud Sevillaga. Roma oli poolfinaali avamängu võitnud Eduardo Bowi väravast 1-0. 6-kordne Euroopa liiga võitjas Sevilla kukutas poolfinaalis Torino Juventuse, kui teenis koduväljakul lisaaja järel dramaatilise 2-1 võidu ning pääses edasi üldskooriga 3-2. Juventus asus 65. minutil Dusan Vlahovici väravast ei juhtima, ent Suso viigistas 6 minutit hiljem ja 95. minutil lõi Erik Lamela peaga Sevilla võidu värava. Euroopa liiga finaal peetakse 31. mail Budapestis. Mourinho on kusjuures kõik varasemad 5 eurosarja finaali võitnud ning mullu viis ta Rooma UEFA konverentsi liiga võitjaks. UEFA konverentsi liigas lõi Fiorentina poolfinaali kordusmängus Baseli vastu otsustava väravalles 129. minutil. Teiseks finalistiks sai West Ham United, kes oli parem AZ Alkmaarist. Firenze meeste võit tähendab, et kõigi 3 eurosarja finaalis on tänavu esindatud Itaalia klubi. Meistrite liigas Milano Inter, Euroopa liigas AS Roma ning konverentsi liigas Fiorentina. Eesti jalgpallikoondise tippuründaja Henri Anier teatas, et lahkub Tai kõrgliiga klubist Muangdong United. Tai suurklubi eest sai mees kirja 34 mängu, mille jooksul lõi 12 väravat ning andis 5 resultatiivset söötu, kirjutab soccernet.ee. Enne Taisse siirdumist esindas Anier Paide linnameeskonda, kus lõi 47 mänguga 44 väravat ja andis 9 väravasöötu. Pärast Muangdong Unitediga liitumist rääkis ründaja soccernet.ee-le, et mängib tulevikus veel Eesti kõrgliigas. Kunagi tulevikus tulen kindlasti Eestisse tagasi ja mängin veel Premium liigas, aga praegu otsustasin mugavustsoonist lahkuda, sõnas Anier toona. Sky Germany andmetel ei ole Chelsea enam suvises üleminekuaknas Sadio Mane ostmisel suur soosik. Favoriitideks on nüüd kujunenud Manchester United ning Newcastle, kes on mõlemad lähedal meistrite liiga jalgpalli kindlustamisele järgmisel hooajal. Aaron Ramsdale sõlmis Arsenaliga uue pikaajalisele lepingu. 25-aastane väravavaht on Arsenali eest kõikide sarjade peale maha pidanud juba 76 kohtumist ning tema head esitused tagasid talle ka kutse 2022. aasta Katari MM-ile. Uueks lepingu pikkuseks saab 4 aastat. AC Milan peab Ruben Loftus-Cheeki suvise ülemineku osas Chelseaga läbirääkimisi, vahendab Fabrizio Romano. Väidetavalt on Chelsea akadeemia lõpetanud jalgpallur Milani prioriteet oma keskvälja ümberehitamisel. 27-aastane mängumees on ilmselt ka ise pärast mitut aastat Chelsea's vahetusmängija rollis viibimist rõõmus uue väljakutse üle. Madridi Atletica on Mundo Deportivo teatel huvitatud Jordi Alba klubisse toomisest hooaja lõppedes. Atletico soovib oma kaitseliini tugevdada ning Barcelona kaitsja oleks kogenud valik. Donny van de Beek naases pärast 4-kuist vigastuspausi tagasi Manchester Unitedi treeningutele. Donny van de Beek astus täna sammu lähemale kaua oodatud vigastusest naasmisele, kui teda märgati täna treeningväljakutel treeneritega ettevalmistusi tegemas.
Van de Beeki hooaeg loeti lõppenuks varasemalt sel hooajal jaanuaris, kui ta sai kohtumises Bournemouthi vastu põlvevigastuse. The Guardiani andmetel on Chelsea lähedal mitmikklubi mudeli käivitamisele. Klubi omanikud soovivad nüüd osta osalust Prantsusmaa klubis Strasbourg. Hind sõltuks sellest, kas klubi suudab säilitada koha Prantsuse kõrgliigas. Hooaja lõpuni on jäänud veel mängida 3 mängu ning hetkel asetsetakse 5 punkti relegatsioonitsoonist kõrgemal. Diario AS ajakirjaniku Joan Jimenezi sõnul juhib Barcelona nüüd võistlust Ilkay Gündogani ostmiseks Manchester Cityst. Manchester City kaptenile meeldib Barcelona ning ta on väga huvitatud Barcelona linnas elamisest ning seal ka mängimisest. 32-aastane poolkaitsja on oma lepingu viimasel kuul olnud hiilgavas vormis. Barcelona sooviks Gündogani endale saada tasuta, kuid samas loodab siiski ka City, et mees pikendab hoopis klubiga lepingut ja jääb. Võib-olla jääb ta väikese õnne korral lõpuks hoopis siia. Me keegi ei tea veel, mis täpselt edasi saab, ütles Pep Guardiola pühapäeval ajakirjanikele. Ja ongi aeg tänaseks otsad kokku tõmmata, aitäh, et kuulasite ja vaatasite ning kohtume teiega ilmselt taas homme.